üle pika aja siis video jälle selle auto kohta. Et siin järgimööda suvel on ikka üksjagu sõidetud ja üksjagu on ta nüüd ka lagunenud. Esimesena andsidki järgi siis kepsud, mis siis esiveolise auto peal pidasid vastu meil 2 aastat. Ja nii kui sai nelikuks, siis 2 kuud ja kolin oli kohal. Eks seda oli tegelikult ette ka arvata ja karta. Niigi oli hästi kestnud. Siis kui kepsud sai ära vahetatud, oli järgmine uuendus meil vesimetabritse. See on see punane voolik, mis siit jookseb. Ja teine ots jookseb klaasipesupaaki. Ning pump ise on mul peidetud siia. Vaatame, äkki siit paistab. Ja, siia stange taha. Siis kui nüüd need süsteemid asjad peale saime, käisime Tartus Speedestil. Oli väga-väga pala päev. Kui valguskoor ei ole, siis liimeldamine. Lisaks hakkas meil väljalaske kollektor lekkima. Et nüüdseks on siin tagasi originaalkollektor. Too päev oli see torukollektor ja sinna tekkis pragu sisse. Seal siis sai ajaks 15,1, kuid see on kindlasti tulemus, mida me ootasime. Kui nüüd originaalkollektori tagasi panime, proovisime ise ka mõõta ja siis saime juba 13,7. Järgmisena peale originaalkollektori tagasi panemist laguneski kohe ära esidiffer. Sellest on siis siin ka mul mõned pildid asjad. Õnneks oli mul üks teine katkine käigukast kohe võtta. Sealt seest saime siis jupid ja saime uuesti auto kokku tagasi. Siis ta seisis mul umbes 6 aega. Tuli mõte panna hoopis kiirem ülekanne, et kiirendust paremaks saada. Külge läks siis käigukast Audi 80 B3 alt ning tagadiffer õnnestus saada ilma turbota 1.8 A4 küljest. Igatahes sellega ma ka väga kaua sõita nii ei saanud, sest siis lagunes ära mul keskmine differ. Kusjuures mitte startides ega midagi sellist, vaid lihtsalt tagurdades. Veidi aega edasi sain uue keskdifri, panin külge ja nüüdseks sõidab jälle ilusti ideaalselt. Põhjus, miks me siin oleme, peitub selles, et keskdiffer otsustas ära laguneda. Ehk siis viskas jupid välja, õli välja ja oligi kõik. Uus on mul siin juba kõrval olemas. Siin meil ei ole lisaventilatsiooni avasid. Ehk siis põhimõtteliselt keerame 8 bolti külge, panen kardaani otsa tagasi, käigukasti uue õli ning saame sõita jälle. Lisaks vahetasime ka veel tagumised poolteljed ära. Kuna nagu näha siin video algusest, siis on järgipidi eest otsast alatus kõik asjad lagunenud. Alustades siis kepsudega, järgmisena oli esidiffer, siis oli keskdiffer ja loogiline on, et järgmisena laguneb midagi tagant, ehk siis ma üritan asju ennetada. Ning läksid siia siis sellised jämedamad poolteljed. Üks on siit poolt paista ja siin pool on teine. Lisaks sai ka kastile pandud siis need poluvõdjad, et vähendada seda paindumist. Ja siin on siis meil näha ka tänast seda tööplaani. Siia käigukasti otsa lähebki siis see keskdiffer, mida ma ennem näitasin. Nagu näha on siin 8 volti. Need siis lähevad kõik kinni ilusti. Natukene paneme silli ka vahele. Ja siis me juba pistame kardaani 6 boldiga sinna otsa. Ja sealt kasti külje pealt pistame uue õli ka sisse. Mõõtsime ka siis kiirendust, et palju nüüd paremaks läks. Parandus tuli 0,2 sekundit, ehk siis 13,5 on nüüd. Kuid rõhku on kuidagi vähe, siis üritaks üles otsida, kus see viga on ning ilmselt saab seda aega veel ka paremaks ajada. Sain auto uuesti kokku, sõidab puha, aga rõhku on kuidagi vähe. Ehk siis tänane plaan oleks kompressori abiga teha rõhuleke test. Siin on mul sellised 2 ise tehtud otsikut. See peenem on siis sellisele stokkautodele ja see isasem on siis tuunitud pillidele.
aga põhimõtteliselt asi on lihtne, ühendad sinna sisse laskekülged ära, ehk siis kas siis enne turbot, aga siis tuleb kindlasti karteri tuulutus ära blokeerida, või siis peale turbot rõhutaru külge, siis on natuke lihtsam, kuigi ligipääs on muidugi keerulisem. Kasutame siis selleks siin kompressorit, üle 1,5 barri ei ole nagu mõtet sisse lasta. Et see on juba täitsa piisav rõhk, et teada saada, kas midagi lekib või mitte. Nii, rõhulekke testi tegin ära. Viga oli siis nendes pihusti pesades. 2 keskmist lekkisid siis läbi. Ma keerasin need pesad välja, panin sinna ümber toruteipi ning keerasin kokku tagasi. Uuesti proovides oli nüüd kõik okei. Aga teine asi, mis ma avastasin, on see igavene häda, mis alati meil on. Ehk siis turbopoldid hakkavad ise lahti tulema. Need 2 tükki olid juba natuke lahti. 3. veel hoidis, kuigi ega see poleks kaugel olnud. Kuid eks mingilt maalt on loomulik, et selle väikese turbopiir peab ette saabuma, mis meil siin see K04 on. Siiamaani endiselt väga hästi vastu pidanud. Kuid jah, eks tahaks ikkagi muidugi järgmisena minna suurema turbo peale. Kapoti peale sai suvel muretsetud ka sellised avad. Õigemini ma tellisin need juba maikuus, aga kohale jõudsid need alles augustis. Paigalduse jaoks lõikasin siis siia sisse sellised avad. Ning esialgu proovisin erinevaid liime ja teipe ja asju, aga kõige kindlam ikkagi oli panna neetidega. Ehk siis puurisin väikesed augud, 6 neeti ja väga hea. Asja mõte on siis selles, et kuum õhk tuleb nagunii alati ülesse ja siis lihtsalt saab ta siit kapoti alt välja, mitte ei jää siia ülesse kinni. Käega katsudes on tunda, et kuuma õhku tuleb siit ikka päris palju. Kuna pühapäeval on poole miili testipäev, siis otsustasin ka auto igaks juhuks kõik üle vaadata. Mis ma leidsin oli see, et amordi läbilöögi puksid olid katki. Panin need siis uued. Vanad on meil siin. Siinpool igasugu kaikad ja toikad ja muud asjad olid korras. Juhi pool oli siis sama häda, et see padi puks oli katki. Lisaks olid mul need alumised tolmukatted liiga pikad koilide jaoks, ma lõikasin neid lühemaks. Ning nagu näha on siit hetkel üks õõts puudu. See on siis sellepärast, et tollel on sarniir läbi ja lisaks puks oli ka läbi. Seega ma muretsen siia uue ning panen teine päev uuesti kokku tagasi.